Tere, tere! Minu nimi on Aivar Ruukel ja Soomaa mõttekojast. Tõstsin sellise küsimuse, et kuidas taastada Pärnu-Viljandi veetee. Ja ajalooliselt on see veetee veel käinud ka Viljandist edasi Tartusse ja isegi Novgorodini. Seda on kasutatud siis erinevatel aegadel, neid kihistusi on siin erinevaid. Näiteks Hansa kaubanduse ajal, samuti viikingid kasutasid seda veeteed. Ja eks see elus ja tekkiski kunagi vee äärde juba kivi ajal. Mida selleks siis teha, et me leidsime, et on nagu kaks sellist lähenemist, pehme ja selline karmim lähenemine. Et pehme lähenemine on see, et lihtsalt natuke puhastada seda veeteed võsast, sisse langenud puudest ja et seda kõige teavitada, et see jõuaks inimeste teadvusesse kui veetee, kui võimalik atraktsioon, kui turismimarsruut. Ja tegelikult seda nii mina kui me üheskoos juba sellel suvel teemegi, et me viime nimelt laulupetuld Tartust üle Viljandi ja Pärnu ja siis mööda Meritsi Tallinnasse. Et see on selline koostöötegevus Lodja seltsi, Kale seltsi ja Haabja seltsi vahel. Selline karmim lähenemine, kuidas taastada Pärnu-Viljandi veetee, oleks siis midagi sellist teha nii, nagu tehti Rootsi kuningriigi ajal ja millele eeltöö tegelikult juba ka Eesti kuuludes Rootsi kuningriiku hakkas toimuma. Ja see oleks siis see, et Viljandi siis juurest Viljandi järvest Raudne alamjooks ja Tänassilma alamjooks, need tuleb siiski kanaliteks kaevata, lüüsid tekitada, et sellised väiksemad alused, siis väiksemad paadid saaks sellest läbi. Ja seal on nüüd selline asi, et seal on nagu palju riigil ära teha. Kõigepealt uurida, kuidas see ikkagi füüsiliselt, hüdroloogiliselt üldse on võimalik reaalselt, et see on siis paras arvutusülesanne. Teiseks muidugi, et millised mõjud see kaasa toob, millised mõjud see toob kaasa loodusele eelkõige, aga samuti sotsiaalsed mõjud, et mida arvavad selle praeguse piirkonna elanikud sellest, kui järsku selline veetee ja veeliiklus muutuks tihedamaks. Ning lõpus ka siis majanduslik hinnang, et mis see siis annaks meile. Ja kui see uuring on olemas ja kui on nagu poliitiline otsus, et see on nagu positiivne mõte, siis muidugi on selleks ka hulga raha ja see peaks siis tulema läbi toetuste. Sellist mõtted siis seoses veeteega. Aitäh teile!